Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Järjekordne teema, mille puhul kuuleme neid kiidulaule, et küll on tore, küll on mugav. Ma ei võrrelnud küll seda protsessi e-valimistega. Kujutan ette, et aastaid tagasi räägiti siin puldis samamoodi, et näete, et küll on need e-valimised toredad, kodust välja ei pea minema, midagi ei pea tegema, vajutad nupule ja hääl jõuab sinna, kuhu vaja. Aga mis selle protsessi taga tegelikult saab olema, seda me ju ei tea siiani, et mis toimub mustas kastis. Ja nüüd, kui me vaatame siis seda niinimetatud sätlasüsteemi, jälle tuuakse kaasaegse digiriigi ja kõik muud head asjad juurde eesmärgina seda siis sisse viia, aga mis seal tegelikult taga on? Et me näeme tulevikus olukorda, kus siis tõesti kõik eelnõud on ühes keskkonnas. Jälle loeme, et avalikkus kaasatakse, ligipääs infole, nagu siiani ei oleks seda olemas. Aga tegelikult see on ju uus IT-lahendus, see on väga oluline muudatus selles suunas, kuidas Eesti seadusi tehakse ja kes seda protsessi kontrollib. Olen nõus, ja praegune toimiv süsteem ei ole täiuslik, alati võib paremini olla, aga üks selle tugevusi on ka paindlikkus. Ja ma arvan, et neid vigu ei oleks ka seadusloomes olnud, toome kas või selle hasartmängumaksu seaduse, kui oleks tehtud protsessi korralikult, mitte liigselt kiirustades ja hoopis teisi eesmärke silmas pidades. Me oleme ammu hea õigusloome tava prügikasti ju visanud. Aga nüüd, õigusloome toimib siis praegu ministeeriumite, töögruppide, komisjonide ja kooskõlastusringide erinevate infosüsteemide kaudu. Menetlus ei ole täielikult tsentraliseeritud ja erinevatel institutsioonidel on oma töökorralduslik autonoomia. See võimaldab sisulisi arutelusid, mitte ametlikke ekspertkohtumisi ja üldse paindlikku probleemilahendust ja ka vaidlustest aeg-ajalt sünnib tõde ja see kõik teeks seaduse loomist paremaks, efektiivsemaks. Aga sätla muudab selle loogika. Eelnõud hakkavad liikuma läbi ühtse standardiseeritud süsteemi, kus menetlusetapid, avalikustamine ja dokumentide liikumine allutatakse kesksele digitaalsele raamistikule. Tahad midagi lisaks küsida, öeldakse ei, standard ei luba. See tähendab, et ka see õigusloome muutub senisest jäigemaks ja süsteemikesksemaks. Ja jälle kõiki halbu asju meil müüakse alati selle läbipaistvuse ja kasutajasõbralikkusega, aga need jäävadki tihtipeale loosungiks ja selle eelnõu järgi ka säilitatakse küll ametlikud eelnõud ja menetlusdokumendid, kuid ettevalmistavaid tööversioone, abimaterjale ja muid menetluse kujunemist kajastavat infot pärast menetluse lõppu ei säilitata. See tähendab, et avalikkus võib näha küll lõpptulemust, kuid mitte tegelikku otsuse protsessi. Ja kui need siis, et kuidas see siis tegelikult toimus ja milline oli siis ka ametkondade vaidlus, et see kõik peidetakse kuhugi kalevi alla ja see tegelikult ei tee õigusloome protsessi läbipaistvamaks. Ja samuti tekib küsimus võimu koondumisest täitevvõimu kätte. Palun lisaaega. Kui sätla hakkab mõjutama kogu seadusloomet, sealhulgas Riigikogu tööd, annab seadus Vabariigi Valitsusele õiguse määrata süsteemi ülesehitus, menetlusetapid, andmete koosseis ja muud korralduslikud küsimused. Sisuliselt tähendab see, et täitevvõim hakkab kujundama ka seadusandliku võimu töö tehnilist raamistikku. Ja
siin tekibki küsimus, kus on see võimude lahusus. Problemaatiline on ka andmekaitse pool. Süsteem hakkab koguma ja säilitama menetluses osalejate nimesid, nii nagu minister ütles, arvamuse esitajaid ja kasutaja andmeid. Ma ei tea, kas me suudame neid hoida, nii et ei saaks neid häkkida. Samas aga jääb eelnõus ebamääraseks, milliseid andmeid täpselt kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kaua neid säilitatakse. Lisaks muudab sättela kaasamise olemust. Praegu toimub suhtlus sageli töökohtumiste, komisjonide ja kirjavahetuste ja otseste arutelude kaudu. Uues süsteemis võib kaasamine taanduda tehniliseks kommentaariumiks. Kodanik võib küll arvamust avaldada, aga kas seda ka arvestatakse, seda ei tea. Ja ka praegust võime ju mõelda, et praegu hajutatud mudel tähendab, et ühe süsteemi tõrge ei halva kogu õigusloomet. Sätla puhul puudub keskne keskkonna töökindlus kriitilises küsimuses. Ja eelnõu ise ka tunnistab seda, lubades erandkorras menetleda eelnõusid süsteemist väljapool. Ja kõik see näitab, et Sätla ei ole lihtsalt mugav digitaalne tööriist, tegemist on sisuliselt uue õigusloome juhtimismudeliga, kus suurem osa protsessist viiakse keskse kontrolli alla ja läbipaistvus siin puhul on nähtavasti ilus kasutajaliides, ehk võid ainult kommentaare kirjutada, aga kas neid ka arvestatakse, jääb küsitavaks. Ja samas ei saa ka avalikkus aru, et kuidas siis need otsused tegelikult sündisid, kes neid mõjutas ja miks osa seisukohti kõrvale jäeti. Et see kõik jääb sellest nii-öelda standardiseeritud digitaalses süsteemis kajastamata ja seetõttu EKRE fraktsioon ei toeta seda eelnõud. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! No kui on üks seadus, mis karjub näkku, et see on põhiseadusega vastuolus olev seadus, siis see on meie käesolev erakonnaseaduse muutmise seadus, mis läheb oma pöörasuses, on väga mustris sellesse, mida me viimastel nädalatel, kuudel ja aastatel Eestis oleme näinud. See on kontrolli alt väljunud püsiriik ja süvariik, kus kodanik, aga ka kodanikuühendus ehk partei eksisteerib riigi ja peamiselt siis ametnike armust ja me kõik oleme aruandekohuslased kellegi ees ja kui valesti aru anname või piisavalt aru ei anna, siis võib meid ka vangi panna kiiresti ja kergesti. Et millega siis tegeletakse selle eelnõu käigus? ERJK teatavasti on hiilanud oma olemasolu jooksul sellega, et ta oma võimupiiride volitusi kogu aeg ületab ja nõuab asju, mida seadus talle ette ei ole näinud, et ta nõuda võiks, ja põhimõtteliselt kurnab neid nii-öelda järelvalvatavaid kõikvõimaliku halduskiusuga. Aga mis teeb asja veel eriti kurioosseks, ei tegele mitte erakondade järelevalvega, nagu nimigi ütleb või seaduski ütleb, vaid tegeleb ka suvaliste MTÜ-de järelevalvega, mis nende arvates võiksid olla nende järelevalve all. No ja kuna nad on kohtus peksa saanud, siis nüüd on tuldud lagedale seaduse muudatusega, mis annavadki need volitused neile kõigile. Ja mis siis siin see põhiseaduse riive on? Põhiseaduse riive on laiendatud järelevalve, mille kohaselt võivad nad hakata nõudma suvalistelt MTÜ-delt, aga mitte ainult MTÜ-delt, vaid ka suvalistelt kodanikelt suvalisi dokumente, kui nad tahavad, kutsuda neid ülekuulamisele, kui nad tahavad, ja nõuda mis asi on suvaline dokument, näiteks pangaväljavõte. No ma toon teile hea näite, et keegi, mis me siin ümber palava pudru räägime, Sihtasutus Perekonnatraditsiooni kaitseks, konservatiivne, üks väheseid, peaaegu ainus konservatiivne kodanikualgatus Eestis, mittetulundusühing, ei ole parteiliselt seotud. No pole kunagi olnud. Aga on teinud Riigikogu valimiste eel
korduvalt üleskutseid ühe või teise partei või poliitiku kandidaadi poolt olla või ühe teise kandidaadi vastu olla. See on põhiseaduslik õigus. See on põhiseaduses mitmes erinevas paragrahvis kirja pandud õigus kodanikel, nii üksikisikutena kui ka siis organiseerituna on õigus sekkuda ühiskondlikusse ellu, kutsuda üles kedagi toetama, kellegi vastu olla. Aga ERJK on leidnud, et sellega on toetatud ühte või teist parteid ja selle tõttu tuleb ka neilt nõuda välja rahalised aruanded. Näiteks, kes neile annetanud on. No sellist õigust neil ei ole. Nüüd, kui me selle seaduse vastu võtame, võib selle välja nõuda need dokumendid, võib ülekuulamisele kutsuda need dokumendid. Ja pange tähele, see ei ole lihtsalt niimoodi, et haldusmenetlus. Seda sunnistatakse kriminaalmenetlusega. Kui sa ei tee seda, kui sa ei ole nõus, siis sinu vastu saab algatada kriminaalasja. Aga toome teise näite, mis on ka küllaltki Eestis ju läbi käinud seos poliitiliste rahastamistega, kuidas SALK ehk sihtasutus Liberaalne Kodanik tegeles enda initsiatiivil. Ükski partei talt ei käinud seda küsimas, ei palumas ega kooskõlastanud. Enda initsiatiivil tegeles enne eelmisi Riigikogu valimisi uuringute tegemistega ja andmete kogumistega ja kampaania tegemisega. Ja siis seesama ERJK otsustas laest võtta, mitte mingisuguseid arvutusi teha nende enda majandusaasta aruande põhjal või nende enda palkade või kulude põhjal, sest sellele nad ligipääsu ei saanud, aga vaatasid lakke, ütlesid, et umbes sellised kulud neil võisid olla. Ja kuna nad aitasid neid ja neid parteisid, siis me jagame need kulud ära nende parteide vahel. No see on nüüd näide sellest, kuidas ERJK täiesti tuimalt rikub seadust, ületab võimuvolitusi ja võtab endale õigust hakata korraga nii maksuametiks kui prokuratuuriks kui mingisuguseks ombudsmaniks. Nüüd selle seadusega antakse neil õigus ükskõik kellega seda teha. See ei ole enam lihtsalt SAPT või SALK, see võib olla korteriühistu, see võib olla mõne poliitiku, ma ei tea, nõbu, kellelt küsitakse, et kahtlane värk kuskil külaplatsil rääkis meestega juttu poliitikast, tegi agitatsiooni. Vaadake, tegi agitatsiooni. Sellele agitatsioonile saab kulu juurde mõelda ja selle kulu saab parteilt välja nõuda. Ja täpselt seda see võimaldab meil teha. Võimaldab erinevatelt organisatsioonidelt ja eraisikutelt kõike mida välja nõuda. Võimaldab minu abikaasa panga väljavõtet välja nõuda. Sest ikkagi ta on seotud isik. Päriselt seotud isik, kuidas ta siis ei ole, loomulikult on seotud isik. Ja tema panga väljavõte, et ikkagi kus ta mida süüa ostis ja missugustel välisreisidel käis ja üldse kus puhkust võetis. Et seda see seadus võimaldab. Ja kui ei ole nõus, siis saab sulle tulla kirvekangi ja leegiheitjaga kallale. See kõik on absoluutses räiges vastuolus põhiseadusega. Nii et siin ei ole nagu võimalik, et see seadus kuulutatakse Kadriorus välja ilma, et nad teadlikult ja tahtlikult läheksid kaasa põhiseadusvastase seaduse väljakuulutamisega. Mina kohe tahaks näha, kuidas kandidaat Karis käitub siin enne valimisi sellistes pikantsetes olukordades. Eks me seda saame üsna varsti teada. Aga see seadus sisuliselt tekitab meil politseiriiki veel ühe pika sammu edasi. Meil niikuinii on politseiriik, kui keegi on jälginud siin viimaste nädalate uudiseid seoses Kersti Krachti kriminaalkaasusega, mida ma ka eilsel pressikonverentsil ütlesin, et veel ennem, kui asi algatati, kuulati rahandusministrit pealt. Kust ma tean? Sellepärast, et kohtu käigus pandi prokuratuuri poolt kausta vahele tõendusmaterjali, mille kuupäevad seda kinnitavad. Aga anname aga seadusega õigusi juurde mingisugustele, nagu inglise keeles öeldakse, kängurukohtutele. Tulevad tüübid kokku ja hakkavad meie kõigi üle otsustama, mida me tohime rääkida, millal me tohime rääkida ja milliseid arveid, kellele me esitame selle eest, mida on räägitud, isegi kui me ei ole teenust küsinud või pakkunud. Et see on selle seaduse kogu mõte, et me anname siis, nüüd vahetati välja selle ERJK-s kogu koosseis, aga pöörased sotsialistid jäid ju edasi sinna nõukogusse ja ega siis nemad oma tegevust ei vähenda või kuidagi ei tagasi ei hoia ennast selles küsimuses. Et ma ainult kriitikaga ka ei tegele, ma ütlen, mis on lahendus. Lahendus on selline asi nagu ERJK üldse ära kaotada. Lihtne aruanne edasi jätta ja seda aruannet kontrollib riigikontrolör. Riigikontrolöril on olemas pädevus, on olemas inimesed, on olemas ressursid ja on olemas ka poliitiline autoriteet, aga sellise seaduse muudatusega
Me kõik muudame ennast vangi pandavateks, aga mitte ainult ennast. Jumal temaga, kellel kahju on, kui poliitikuid vangi pannakse, eks ole, Eestis. Aga me muudame kõik suvalised inimesed tänavalt, kellel pole mitte mingit kokkupuudet poliitikuga, ka ERJK poolt läbiotsitavaks muide, ülekuulatavaks, dokumentide väljanõutavaks. See on ju täiesti pöörane. Vastu tuleb hääletada. Aitäh teile. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad interneti vahendusel. Erakonnaseadus tegelikult ju reguleerib kõikide erakonna elu ja tegevust. Ja kui me vaatame siis, kuidas on seda seadust menetletud ja kas me oleks võinud jõuda ühisele arusaamale selle seaduse muutmise osas, jah, me oleks võinud jõuda, aga ei jõudnud. Ja vaatamata sellele, et meil ei ole konsensust, siis praegune valitsuskoalitsioon tahab selle seaduse julmalt läbi suruda. Ja ma olen mitu korda, kui me seda komisjonis arutasime, ka väljaspool komisjoni, olen teinud ettepanekuid nii Eesti 200 kui ka Reformierakonna esindajatele, et istume kokku, arutame läbi, püüame leida siis ühiskeelt ja kui meil on ühiskeel leitud, siis tuleme uuesti saali ja hakkame siis uuesti selle seaduse lugemisega pihta. Ei, nui pooleks öeldi, et mitte mingil juhul. Meie tahame oma tahtmist ja sellisel viisil see nagu ka saali tuleb. Ja lisaks, lihtsalt tuletaks meelde, et meil selle seaduse esimene lugemine toimus ju tegelikult ju aasta aega tagasi, isegi rohkem. Ja vahepeal siis pandi ta kalevi alla ja siis järsku enne siis saabuvaid valimisi, ma räägin siis järgmise aasta valimisi, märtsikuu valimistes, mikski pärast see seadus uuesti toodi kalevi alt välja. Ja et leppida kokku ühistest arusaamadest, see oli nagu kogu selle protsessi jooksul välistatud. Kahju. Nüüd sisus ka. Väga palju halli ala jääb ikkagi erakonnaseadusse sisse. Et kui me küsime, et kas see seadus on muutunud paremaks, arusaadavamaks ja kas nüüd ka järelevalve institutsioonil või komisjonil on siis lihtsam tööd teha, ei, sugugi mitte. Ja nendele puudustele me juhtisime ka komisjonis tähelepanu, et sellisel viisil, kus suuresti ju tegelikult meie igapäevategevust ei muudeta arusaadavamaks, et oleks vähem seda järelevalve poolt, et oleks vähem siis ERJK-l menetlushaldust, siis seda nagu ei tahetud üldse arutada. Vaid vastupidi veel lisaks karmistati ja anti juurde, seesama, mida ka eelkõneleja rääkis, et õiguse kutsuda välja kolmandad isikuid, kes on osutanud siis kas kandidaatidele või siis erakondadele erinevat teenust, see õigus siis välja kutsuda neid ülekuulamisele. See on ju ennekuulmatu. Ja sealt loomulikult tekib küsimus, et kui palju need ettevõtted üldse jääb, kes sooviks erakondadele erinevad teenused osutada. Ma räägin enamus ikkagi kas juriidilisest teenusest, reklaamindusest ja nii edasi. Et mul sisetunne ütleb, et neid ettevõtted väga palju ei ole tulevikus. Need vähemalt arv ei suurene. Et sa tead kogu aeg, et sul on mingisugune kirves pea kohal, et mine tea, et äkki sa pead minema ERJK komisjoni ette mingisugused aru andma, et kas sul oli ikkagi õigus ja mis alusel ja mis hinnaga sa seda teenust osutasid. Praegugi kõikides aruandetes on selgelt kõik need teenuse osutajad, summad, teenused, liigiti kõik välja toodud. See on juba praegu tehtud kohustusliku. Miks veel kaasata kolmandad isikuid ülekuulamisele? See tekitab kindlasti hämmingut. Nüüd ERJK komisjon iseenesest ei soovitud isegi arutada seda teemat, kas selline komisjon on jätkusuutlik, äkki oleks vaja kogu seda süsteemi muuta, viia kogu see järelevalve pool õiguskantsleri alla, riigikontrolöri alla. Sellest üldse tahetud rääkida. Ma saan aru, et siin on erakonnad, kes jagavad seda arvamust, et tegelikult kui selline komisjon võib-olla ei peaks üldse olema, vaid selle järelevalve õiguse peaks andma erinevatele teistele institutsioonidele, mis tõenäoliselt viiks selle järelevalve menetluse läbi tunduvalt siis erapooletumalt, sellepärast seal ei oleks komisjonis poliitikuid. Sest tuletaks meelde, et pooled
komisjoni liikmed, erakondade järelevalve komisjoni liikmed on poliitikud ja tahes-tahtmata, nii nagu ikka on, vähemalt on sellisel praktikas välja kujunenud, et ikka on soov üksteisele ära panna. Ja mis on vale? Ma arvan, et järelevalve peab olema täiesti neutraalne, väljaspool erakondi ja selleks õiguskantsler, riigikontrolör oleks nii-öelda õiged institutsioonid. Paluks veel paar minutit juurde. 2 minutit lisaks. Siis kogu selle protsessi juures, kui ma räägin hallist alast, siis nii nagu ma juba mainisin alguses, kas seda poolt ei tahetud nagu sisse minna, ära reguleerida, välja kirjutada konkreetsed tegevused, mis on ühele kohaliku omavalitsuse poliitikule, Riigikogu liikmele, valitsuse liikmele tegevused lubatud, mis tegevused ei ole lubatud, ehk siis üldse sinna ei konkretiseeritud kogu seda valdkonda. Mis tähendab seda, et ERJK jällegi, nii nagu ta on praegu, on mõnede asjade puhul, kui on menetlenud, teinud järelevalvet, siis ta on teinud mingisuguseid järeldusi, mis on olnud lihtsalt komisjoni otsusena. Ja neid omad järeldused on siis esitatud vastavad isikutele, kelle osas on tehtud järelevalvet, ja kui see isik ei olnud nõustunud selle otsusega, siis järgmine instants oli siis kohtu nii-öelda poole pöördumine. Ma arvan, et praeguse õigusriigis ka see ei oleks nagu väga kohane selle praktika jätkamine ja ka seda ei soovitud lahendada. Ja mida tegelikult lahendati suuresti ära ja ma arvan, et oli ka nii-öelda poliittellimus sisse antud, oli see, et kuidas siis edaspidi Euroopa Parlamendi liikmed saaksid seadusest tulenevalt kasutada poliittegevuseks Europarlamendi rahasi ja ka Europarlamendi fraktsioonide rahasi poliittegevuseks. Ja siin selles seaduses ilusti kirjutatakse see lahti, reguleeritakse ära, selline võimalus tekib. Nüüd see küsimus, et kui ainult taheti seda ära reguleerida, siis oleks võinud ka seda lihtsalt öelda ka. Mitte mängida seda nii-öelda suuremat mängu, et me läheme nüüd muutma erakonna seadust, teeme ta paremaks, lisame veel sinna erinevaid punkte, mis peaks selgemaks tegema meie igapäevast poliittegevust. No selgus siin ei ole, halli ala on palju, aga mida ära tehti oli see, et oli selge nii-öelda kitsas poliittellimus selleks Europarlamendi liikmed, mis on ka, ma arvan, õige, saaksid ilusti seaduslikult kasutada raha selleks, et nii-öelda propageerida oma ideoloogiat. Aitäh! Nii et meie seda seadust sellisel viisil ilma konsensuseta ei hääleta selle poolt. Aitäh! Suur tänu! Nii, aitäh, hea eesistuja, head kolleegid, kes te siin saalis olete, minister ja kõik, kes seda teemat, selle teemade käsitlemist siis jälgivad läbi ekraani. Aga selle eelnõu juures me peame küsima, nagu siin saalis on nii mitmelgi korral juba eelnevalt küsitud, et mis on selle eelnõu eesmärk ja mis probleemi me selle eelnõuga lahendame. Siit arutelust muidugi koorus välja üht-teist ja tegelikult see pilt pole üldse ilus. Minister Jolleri haldusalas on tohutult kõikvõimalikke kuhjunud probleeme, mida meie inimesed tunnevad igapäevaselt oma nahal, millega ta peaks palehigis tegelema, et oma palka välja teenida ja positsiooni õigustama, aga vaat nendega ta ei tegele. Ja eelkõige räägime siin muidugi tervishoiuteenuste kättesaamatusest, ehk siis inimlikus keeles küsimus on, kas meie inimesed saavad oma tervisemuredega arsti juurde või ei saa ja kas nad üldse saavad ka sel juhul abi või ei saa. Sotsiaalmeedias kurdetakse igapäevaselt, kuidas häda ja mure on nii suur, aga arsti juurde ei pääse. Isegi perearsti vastuvõtule ei saa ja kui saad, siis sealt edasi on tihti sein ees. Eriarstid oota kuude kaupa, jumal hoidku, kui peaks veel vaja minema elukvaliteeti parandavat operatsiooni, siis ei istu aasta invaliidina kodus, enne kui sind ette võetakse. Ja tegemist on sellisel juhul isegi korralike maksumaksjatega, kes kiire abi korral ammu paraneks, suunduks tagasi tööturule ja makse maksma. Selle asemel aga nad piinlevad valude käes kodus või lähevad suures hädas ja valude küüsis erakliinikusse ja teevad
näiteks puusaoperatsiooni 7800 euro eest ära, mille tulemusena nad juba tõesti 3 nädala pärast on paranenud ja saavad juba plaanida näiteks isegi tööreise. Aga miks riik ei võiks kõiki nii aidata? Miks peavad inimesed piinlema kodus üksi invaliidistuma ja maksude maksmise asemel haiguslehel olema? Vot mina ei tea, öelge teie. Aga vaat sellega meie minister Joller ei tegele. Pigem üritab veelgi piirata inimeste arsti juurde pääsemist, kiirabi ei tohi kutsuda, EMO-sse ei tohi minna, mis on viinud juba nii kaugele, et inimesed ei julge enam üldse pöörduda, sest Joller olla ju kõik ära keelanud ja hädalisi ette häbi märgistanud. No uudistest ju kogu aeg räägitakse, sest meedias vaat seal meeldib minister Jolleril väga olla. Just oli juhtum, kus keegi leidis oma tuttava vanaproua kodust, kus ta oli saanud insuldi, aga ei julgenud kiirabi kutsuda, sest minister olla selle ära keelanud. Vot nii kaugele me jõudnud. Ja mis veel, Tervisekassa raiskab raha igale poole, aga inimesed jäävad rahapuudusest abita. Ja sellega ka minister pole eriti tegelenud või aga jälle äraspidiselt, et raha kokku hoida, siis siunab inimesi, et miks need nohu ja punniga arsti juurde pöörduvad ja niigi vähest raha raiskavad. Aga vaat üks asi on tal algusest peale südameasjaks võetud. Me teame seda juba sellest ajast, kui ta veel minister ei olnud, aga aktivistina mööda maad ringi sõitis, meedias staarperearstina esines, kõiki vaktsineerimajas ja neid, kes sellesse kahtlustavalt suhtusid, uhuudeks sõimas, selle kõige juures võttes enda isiklikuks ristiteeks just laste süstimise. Ja oma erilise vaenamise alla just lapsevanemad, kes ei soovinud tihti oma lapse tervise huvides tundmatud aineid oma lastele lasta süstida. Selle asemel, et inimlikult ja empaatiliselt nende muret jagada, sest iga normaalne lapsevanem ju muretseb oma lapse pärast, selle asemel ehk ka selgitada ja arutada tegelikult nii tähtsal ja olulisel teemal, lennati jõuliselt ja üleolevalt peale, suhtumine oli lihtsalt, et olge vait ja lihtsalt tehke, mis teile öeldakse. Me vaktsineerime need lapsed ära nii, isegi kui lapsevanem on täiesti vastu. No me teame seda kuulsat lauset koroona ajast. No kontekstist olla see välja rebitud, olgu siis nii või mitte, aga täna sai selgeks, et just see ongi selle eelnõu põhisisu. Praeguseks on terves maailmas olemas tõestatud info, et neil vaktsiinidel olid tugevad kõrvalmõjud, nad ei andnud kaitset nakatumise eest, ei tekitanud karja immuunsust ning lastele polnud neid üldse vaja teha. Aga see ei takista siiamaani minister Jolleril oma kinnisideed edasi ajamast, mille tulemusena me olemegi olukorras, kus ainukene eelnõu, millega ta on ministriks olles tegelenud, ma palun lisaaega. Jah, 3 minutit. Ja millega valmis saanud on eelnõu, mille sisu on just see. Me vaktsineerime need lapsed ära, isegi kui lapsevanem on täiesti vastu. See eelnõu, mida siin täna arutame, on juba saanud avalikkuses väga tugeva vastuseisu osaliseks ja täiesti põhjendatult. Nimelt on tänu minister Jolleri eelnevale ja praegusele tegevusele vähenenud inimeste usaldus nii riigi kui kogu tema haldusalas toimuva vastu. Ja seetõttu ka paraku minister võib rääkida või üritada selgitada asju ükskõik kuidas, kõik vaatavad talle ja tema tegevusele juba a priori kõõrdi ja kahtlustavalt ning mis sellesse eelnõusse puutub, siis täiesti õigustatult ka. Minister võib siin ükskõik mis asendist hämada, et keegi vanematelt õigust oma lapse vaktsineerimise üle ära ei võta, et see jääb ju alles, sest vanem võib ju nüüdsest alates väljendada ju oma mittenõusolekut. Ja et see tagab, et tema otsustusõigus ja tema lapse kehaline puutumatus jääb alles, no me tegelikult saame kõik aru, et see ei ole nii. Sest nagu me teame, muudeti selle seaduseelnõuga võlaõigusseadust nii, et kooliõde saab selle vaktsiini lapsele ikkagi ära teha, kui räägib ilusti ja kenasti lapsega, ütleb, et tema emal või isal pole õigus ja et vaktsiin tuleb ära teha, sest see on ju tema tervise ja kõigi tema sõprade ja sõbrannade ja vanaema ja vanaisa tervise huvides ja üleüldse tema vanemad ei ole selles osas pädevad, ta ei pea neid kuulama, võib ise otsustada, kas ta tahab seda vaktsiini teha või mitte. Vaat see on tegelikult ennekuulmatu ja senist õigust pea peale pöörav muudatus. Minister Jolleri plaan võimaldada koolis vaktsineerida lapsi ilma lapsevanema nõusolekuta tekitab tõsiseid juriidilisi ja eetilisi probleeme. Otsustusõiguse andmine alaealisele, samal ajal kui vastutus võimalike tervisekahjude eest jääb faktiliselt ja õiguslikult vanemale, on vastuoluline ja rikub otsustusõiguse ja vastutuse lahutamatut seost. Kas kooliõde, kes saab lapselt nõusoleku ja vaktsineerib lapse ära, vastutab pärast kõigi tervisekahjude eest ja tagajärgede eest, mida see kaasa tuua võib? Ilmselgelt ju mitte. Ikka lapsevanem on see, kes peab välja selgitama, mis siis lapsel viga on. Jooksma temaga mööda arste, otsima diagnoose.
Sest ei saa ju eitada, et vaktsiinidel on kõrvaltoimed, allergiatest kuni tõsisemate tervisehädadeni ja nendega peab elama see laps, keda vaktsineeriti. Ja ka see lapsevanem, keda ei teavitatudki, et tema laps on vaktsiini saanud, sest vanem on enda teada ju mitte nõusoleku andnud. Ja ilmselt paljudel juhtudel laps ei julgegi emale isale öelda, et ta siiski lasi end vaktsineerida ja vaat sealt võivadki alguse saada suured probleemid. Kui juriidilised hämarnurgad siinkohal kõrvale jätta, siis on kõige kurvem asjaolu selle minister Jolleri tahte läbisurumisel valminud eelnõu juures see, et reaalses elus me jõuame järjekordse perekondlike sidemete ning vanemate ja lapse vahelise usalduse lõhkumiseni. Rääkimata sellest, et inimeste usaldus ka oma riigi vastu saab järjekordse hoobi, sest see ei ole headtegev ja hooliv eelnõu. Ei, see on külma ja kalgi riigi hingus su kuklas, riigi, kelle jaoks oled ainult mutrike ja nupuke, ühik, keda tõstetakse nii nagu tarvis, paigutatakse sinna aedikusse, kuhu vaja, kes peab vastu vaidlematult alluma ja tegema kõike, mida riik sulle ette ütleb ja ette määrab. Tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mille esitasin oma ettekande alguses, et mis eesmärki see eelnõu kannab ja mis probleemi me lahendame. Eesmärgiks ongi ilmselgelt minister Jolleri enda isikliku kinnisidee läbisurumine, mille sisuks on puhas kurjus. Ja seega teen ettepaneku EKRE fraktsiooni nimel Vabariigi Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu 889 SE tagasi lükata. Aitäh! Lugupeetud juhataja, head rahvateenrid! Selle eelnõu eesmärk oleks justkui korrastada kalandussektorit ja eelkõige viia siis meie õigust kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega. Aga kui eelnõusse süveneda, siis näeme, kuidas riik tegelikult muutub omaenda inimeste, antud juhul siis eelkõige kalameeste suhtes, ülereguleerivaks ja järjest umbusklikumas. Alustame kõige lihtsamast, et jätkub ebamõistlik olukord, kus harrastuskalur, inimene, kes läheb nädalavahetusel järvele või mere äärde, on potentsiaalne õigusrikkuja, kui ta julgeb oma püütud kala müüa. Teiseks järelevalve. Keskkonnaametile antakse juurde uusi õigusi, sealhulgas võimalus teha oma identiteeti varjates kalaostu kontrolltehinguid. See tähendab ju sisuliselt juba varjatud jälitustegevust. Ehk siis liigume väga selgelt selles suunas, kus riik hakkab kasutama järjest peenemaid ja varjatumaid meetodeid oma kodanike kontrollimiseks ja jälgimiseks. Ja küsimus ei ole ainult selles, mida lubatakse täna, vaid millised pretsedendid tegelikult sellega luuakse ka teiste eluvaldkondade jaoks. Kusjuures nimetatud kontrolltehingud ei tulene tegelikult Euroopa Liidu määrusest, vaid on siseriiklikult kehtestatav kontrollivahend. Kolmandaks bürokraatia. See eelnõu tähendab rohkem andmete esitamist, rohkem andmete kogumist, rohkem digitaalseid süsteeme, rohkem aruandlust. Suured ettevõtjad saavad sellega ilmselt hakkama, aga väiksemad tegijad, rannakalurid, see tähendab neile reaalset koormust, uusi kulusid, mille hüvitamise osas pole praegu kindlust ja riski, et osad lihtsalt loobuvad. Lisaks vajab ju iga regulatsioon ka uusi kontrollijaid, mis tegelikult kasvatab riigi kulusid. Ja kõige suurem probleem, see kõik tuleb meile väljaspoolt. Öeldakse, et see on vajalik Euroopa Liidu nõuete täitmiseks. Nii see on, aga siin on ka siseriiklikke regulatsioone, mis tegelikult ületavad Euroopa Liidu määrust. Ja küsimus on see, kas me peame alati minema kõige rangemat teed, täitma Brüsseli määrusi saksa täpsusega või keerama neile veel vinti peale. Head Riigikogu liikmed, see eelnõu ei loo ainult korda, vaid ka suurendab kalurite seas hirmu eksida. Ja see ei tugevda ainult järelevalvet, vaid vähendab ka usaldust riigi ja kalurite vahel. EKRE fraktsioon on suhelnud selles küsimuses kaluritega ja meie vaatenurgast on selge, et me ei saa toetada lahendusi, mis suurendavad bürokraatiat ja annavad riigile ebaproportsionaalselt suured kontrolli- ja järelevalvemehhanismid. Lisaks on jäetud arvestamata mitmete kalandusega tegelevate ettevõtete või nende esindusorganisatsioonide täiesti mõistlikud ettepanekud. Ja sellest tulenevalt teeme EKRE fraktsiooni poolt eelnõu tagasilükkamise ettepaneku. Aitäh! Ja suur tänu! Ma arvan, et meil ei ole erimeelsust seonduvalt sellega, et naiste ärakasutamine asendusemaduse eesmärgil tuleb loomulikult määratleda inimkaubandusena.
Aga kus meil ilmnes ka komisjoni aruteludes erimeelsus, mida ma tahan ka siin esile tuua, on seonduvalt selle kontseptuaalse probleemiga, et inimkaubanduseks on tegelikult mitte ainult naiste ärakasutamine asendusemaduseks, vaid asendusemadus kui selline, kui see seisneb laste ostmises, müümises. Ja selle tõttu minu meelest see määratlus, mis oleks ka eelnõu kohaselt muudetuna kirjutatud karistusseadustiku paragrahvi 133, ei ole rahuldav. Sinna tuleks inimkaubandusena kirjutada sisse ka see, et laste ostmine, müümine asendusemaduseks nimetatud praktika kaudu ei ole vastuvõetav ja peab olema samamoodi käsitletud inimkaubandusena ja ka karistatud inimkaubandusena. Ma unustasin paraku oma laua peale praegu märkmed, kus ma kirjutasin välja, milline karistus on ette nähtud asendusemaduse, ebaseadusliku asendusemaduse eest. See oli vist karistusseadustiku paragrahv 132, mis eelneb sellele. Ja seal oli öeldud, et kogu karistus saab piirduda rahalise karistusega. Samas, kui me vaatame inimkaubanduse paragrahvi, siis siin on kirjutatud, et karistatakse 1–7-aastase vangistuseta ilma rahalise karistuse võimaluseta. Mis näitab ka seda, kui erinevalt neid asju praegusel hetkel käsitletakse, olgugi, et tegelikult on ju fakt, et kui keegi sünnitab lapse selleks, et müüa see mingisugustele inimestele, kes on huvitatud selle lapse äraostmisest, siis mis asi see muu on kui inimkaubandus? Ehk siis oma väikeses sõnavõtus ei tahagi ma markeerida midagi muud kui seda, et me ka seadusandjana ja tegelikult laiemalt ühiskonnana ei tohi selle suhtes silmi kinni pigistada, kui meil on mingisugused ilmselged inimkaubanduse vormid, mida me lihtsalt keeldume inimkaubandusena tunnistamast. Et see ei ole ausameelne lähenemine. Ja kui me räägime ühistest väärtustest, mis seovad meid rahvana kokku, ühiskonnana kokku, no siis see võiks ju küll olla ühine väärtus. Et laste ostmine, müümine ei ole aktsepteeritav. Meil komisjonis oli ka proua ministriga väikene mõttevahetus sellel teemal ja tema ütles, et mittekommertsiaalne ehk siis nii-öelda altruistlik asendusemadus on tema vaatest väga ilus ja õilis asi. No, ma jäin lugupidavalt eriarvamusele. Ma arvan, et lapsi ei peaks sünnitama selleks, et loovutada nad kellelegi teisele, kas tasu eest või tasuta. Aga kus meil võiks olla ühisosa on see, et kui seda tehakse tasu eest, ehk siis sõna otseses mõttes tegelikult müüakse, siis ei ole vahet selles, kas naisi selleks sunnitakse või sunnita. Loomulikult, kui sunnitakse, on asi veelgi hullem, aga inimkaubandusega on meil tegemist igal juhul. Sest laps ei saa olla koheldud ja käsitletud selliste ostu-müügi tehingute objektina. Aitäh! Ja suur tänu! Ma palun kohe algatuseks lisaaega 3 minutit. Jah. Aitäh! Selles õiguspoliitika põhialuste täitmise ülevaates 2025. aasta kohta on ka ministeerium ise öelnud, et keskenduti peamiselt 2 punktile. Esiteks siis õigusaktidega tekitatava koormuse vähendamine ja teiseks õigusaktide põhiseaduspärasuse tagamine. Mina tahaksin oma sõnavõtus keskenduda neist omakorda teisele ehk õigusaktide põhiseaduspärasuse tagamisele ja sellele, kuidas siis olukord antud lõikes on. Olgu siis öeldud kohe algatuseks, et põhiseaduslikkuse analüüsidega eelnõu seletuskirjades on endiselt tõsine probleem. Teatavasti Vabariigi Valitsuse määrus pealkirjaga Hea õigusloome normitehnika eeskiri sätestab paragrahvis 43, et eelnõude seletuskirjades peab sisalduma põhiseaduspärasuse analüüs. Ehk analüüs selle kohta, kas siis kavandatav seaduse muudatus või uus seadus on kooskõlas põhiseadusega. Ometi ministeerium isegi tunnistab leheküljel 12, lisaks sellele ministeerium ise tunnistab leheküljel 12, et eelnõude põhiseaduspärasuse küsimus on õigusloome kvaliteedi üks kõige olulisemaid näitajaid. Ja see ei ole lihtsalt vormitäide, vaid sisuline kontrollimehhanism, mis aitab ettevaatavalt hinnata kavandatavate lahenduste proportsionaalsust. Ja see kõik on ju ka arusaadav, sellepärast et põhiseadus sätestab paragrahvis 3, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Nüüd selleks, et tagada, et kehtestatud seadused oleksid põhiseadusega kooskõlas, tulebki nende ettevalmistavas faasis viia läbi analüüs selle kohta, kas nad siis seda ka päriselt on. Ja kui me nüüd võtame selle ülevaate lahti ja vaatame, kuidas siis reaalselt on olnud põhiseaduslikkuse analüüsidega, kui teil on see analüüs käepärast, vaadake lehekülg 12-13, eriti lehekülg 13 alguses olev graafik või selline, kuidas öeldakse, see sööriku kujuline selline ülevaade, visuaalne ülevaade, siis me näeme mida?
Justiitsministeerium toob esile, et 2025. aastal esitati teiste ministeeriumide poolt kooskõlastamiseks 97 seaduseelnõu. Nüüd, Justiitsministeeriumi enda hinnangul võiks maha võtta sellest 97-st 31, sellepärast et need olid sellised eelnõud, mille puhul siis ministeeriumi hinnangul polnudki vaja põhiseaduslikkuse analüüsi koostada. Et tehnilist laadi eelnõu. Minu hinnangul seejuures peaks alati säilima kohustus põhjendada, miks konkreetne ministeerium, kes on eelnõu välja töötanud, arvab ja leiab, et ei ole olnud kohustuslik seda analüüsi läbi viia. See peaks igal juhul sisalduma. Aga hästi, võtame nüüd 31 maha. Alles jääb 66 eelnõu. Nüüd, nagu ministeerium isegi esile toob, nendest 66 eelnõust ja nende seletuskirjast oli põhiseaduslikkuse analüüs koostatud piisavalt ainult 22 puhul. 66-st 22 puhul, mis on siis 33,3%. Ebapiisavalt oli see koostatud 27 puhul 66-st, mis on siis 40,9% ja sootuks puudus 17 puhul, mis on siis 25,8%. Ehk ebapiisav oli see põhiseaduslikkuse analüüs või puudus kokku 44 juhul 66-st, mis teeb siis 66,6% ja piisav vaid 33% juhtudest. Nüüd, kui me keerame lehekülge, siis me saame lugeda leheküljel 13, et Justiits- ja Digiministeerium jättis 2025. aastal kooskõlastamata üksnes 6 kooskõlastamiseks esitatud eelnõu, kus põhiseaduspärasus oli probleemne. Tuletan meelde, neid eelnõusid, kus see analüüs üldse puudus või see oli probleemne, oli kokku 44. 44-st vaid 6 puhul jäeti kooskõlastamata. Ja tekib küsimus, miks ainult 6? Mina ei ole sellele küsimusele kuulnud selget vastust, isegi eile, kui ma selle kohta ka spetsiifiliselt justiitsministri poole küsimusega pöördusin. Ja jääb mulje, et siis tegelikult seda seadusest või määrusest tulenevat kohustust, et peab selle analüüsi koostama, ei võeta siiani tõsiselt. Ja selle kohta on öeldud ka ekspertarvamuses, mille on koostanud Rait Maruste ja Jüri Raidla, tsiteerin, vaatamata varasemalt esitatud ja poliitilisel tasandil verbaalse poolehoiuga vastu võetud õigusloome põhiseaduspärasuse analüüside tähtsuse rõhutamisele ei ole märkimisväärset edasiminekut siiski veel saavutatud. Enesestmõistetavalt on tegu olnud soovitustega, kuid oleks asjakohane, kui järelduste ja ettepanekute ignoreerimise korral selgitatakse avalikkusele selle põhjuseid. Tõsi, ministeerium ka ise tunnistab, et selles osas on probleemid. Ma ei hakka seda siin pikemalt ette lugema, kes tahab, saab seda lugeda ise leheküljel 16. Nüüd võiksime küsida, miks siis olukord ei parane, kui aastast aastasse räägime siin samadest probleemidest. Mina ise olen sellele samale probleemile tähelepanu juhtides kõnet pidanud siin nüüd juba 3. aastat järjest. Miks on nii, et iga kord minister tuleb, ütleb, jah, probleem on, eksperdid osutavad, et probleem on, olukord märkimisväärselt ei parane, aga järgmisel aastal oleme ikkagi põhimõtteliselt samas olukorras. Seda enam, et nagu me analüüsi või sellest ülevaatest võime lugeda, on Justiitsministeerium ise ka teinud märkimisväärseid pingutusi, et olukord justkui nagu võiks paraneda. Siin on kirjutatud, et näete, kooskõlas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga korraldatakse õigusloome protsessis osalevatele põhiseaduslike institutsioonide õigusloomejuristidele 2 põhiseaduspärasuse analüüsi koostamise praktilist koolitust igal aastal. Samuti on koostatud juhis, kirjalik juhis, milles siis juristid, kes töötavad ministeeriumides, saaksid juhinduda, et koostada korrektseid põhiseaduslikkuse analüüse. Miks siis olukord ei parane? Mulle tundub, et probleemi ei suhtuta siiski piisavalt tõsiselt, sellepärast et saaks küll astuda samme, mille kaudu võiks loota olukorra paranemisele. Ja ma omalt poolt teeksingi siinkohal 5 ettepanekut, mille kaudu siis olukorda üsna kiiresti paremuse poole liigutada. Esimene samm oleks see, et valitsuses leppida selgesõnaliselt kokku, et ükski ministeerium ei saada kooskõlastamisringile eelnõusid, kust puudub kohaselt koostatud põhiseaduspärasuse analüüs. Punkt. Selge kokkulepe valitsuse tasandil. Nüüd teiseks, kui ikkagi saadetakse sellised eelnõud ja seletuskirjad laiali, siis tuleks rakendada nende ametnike suhtes, kes pidid vastutama selle eest, põhiseaduspärasuse analüüsid oleksid korrektselt tehtud, distsiplinaarsanktsioone. See on avaliku teenistuse seaduses selgelt ette nähtud võimalus, saab distsiplinaarsüüteo korral rakendada sanktsioone, kas siis põhipalga vähendamise näol, noomituse näol või ka teenistusest vabastamise näol. Kolmandaks, kui sellised eelnõud
tulevad teistest ministeeriumidest Justiitsministeeriumisse kooskõlastamisele, siis Justiitsministeerium neid lihtsalt ei kooskõlasta. Juba ette ära öelda, et kui te saadate sellised eelnõud, kus ei ole tehtud seda analüüsi, siis me ei kooskõlasta, võtke teadmiseks. Ja nii ka siis päriselt toimida. Edasi, kui siiski kooskõlastatakse ka Justiitsministeeriumi poolt ja sellised eelnõud tulevad parlamenti, siis saaks komisjonid, mis on juhtivkomisjonid, mitte teha ettepanekut panna sellist eelnõud täiskogu päevakorda. Aga kui ka komisjonidest tehakse vastav ettepanek, siis viimases instantsis saab juhatus otsustada, et me ei pane sellist eelnõud täiskogu päevakorda, mille seletuskirjas ei sisaldu korrektset põhiseaduspärasuse analüüsi. Ja mõned asjad jäid mul nüüd rääkimata, kuna aeg sai otsa, mainin lihtsalt ära, et kindlasti oleks mõistlik, et põhiseaduspärasuse analüüs oleks eraldi jaotises. Kindlasti on õige ekspertide märkus, et seletuskirjade maht ei tohi paisuda ebamõistlikult suureks ja kindlasti on õige ka see, et eelnõude koostamine ei tohi kujuneda anonüümseks. Tänan tähelepanu eest.